Tiigertuppa autor. Mulle meeldib, et tere tulemast Tartusse, et ma tegelikult elan siin. Tere tulemast koju, aga samas tuli Viljandist. Nii et tegelikult sa ikkagi tulid Tartusse ja tere tulemast tagasi enda kodulise. Aga asume asja kallale, mis siin ikka pikalt venitada. Lase Tiigertuppa enda harjumustega. Ma mõtlesin, võt, sellest peab kirjutama, aga jõudsin jälle ühe lehekülje kirjutada. Ja siis kuidagi sain aru, et neid raamatuid on nii palju, et mida ma kirjutan neid samu asju, mida ma olen ise siis raamatutest lugenud. Ja siis tuli see veel üks kord minuni, mis on võib-olla natuke seotud selle pealkirjaga, aga ma käisin Iisraelis. See oli paar aastat tagasi ja siis ma mõtlesin seal, et kirjutaks raamatu sellest, kuidas julgustada inimesi mugavustsoonist välja astuma. Sest see reis minu jaoks üksi, ma läksin sinna, see tuli täiesti spontaanselt. Ma viisin lapsed lasteaeda siinsamas Tartus ja jõudsin koju ja mõtlesin, et kuulasin ühte muusikut, Avishai Cohen, super, kui tahate kuulata väga head džässmuusikat. Ja kuulasin seda, tahaks minna kontserdile kuhugi. Ja siis jõudsin koju 200 meetri pärast, juba ma olen selline, kes kohe hakkab tegutsema ja tegin arvuti lahti, vaatasin, kus ta suuritab. Nädala pärast oli New Yorgis, vaat sinna ma ei jõua, rahaga pole nii palju. Ja siis vaatasin, et aga 3 nädala pärast on Iisraelis. Ma ei tea, pole kunagi Iisraelis käinud. Kõigepealt kontsertipileti ära ja siis vaatasin, kas on lennupileteid ka. Ja rentisin üks Iisraeli, rentisin auto, käisin kontserdil, megakontsert, sõitsin seal ringi rattaga, mõtlesin, lasen tätoveeringu ka teha. Selle sama tätoveeringu lasin siia teha. Seal samas Iisraelis ja siis mõtlesin, et peaks kirjutama raamatu ka kohe ja täpselt ühe lehekülje kirjutasin jälle. Sul oli valmis selleks hetkeks tegelikult siis 3 lehekülge, aga põhimõtteliselt 3 raamatut valmis, et ikkagi algeks. Aga siis ma olin 9 kuud hiljem, olin üksi Keri saarel, kui te olete võib-olla kuulnud sellisest saarest ja sinna saab minna saarevaheks. Ja minul see, kuidagi ma sain sinna ühe koha, sest üks inimene ütles ära ja nüüd on sinna, ma saan aru, mitu aastat seda järjekorda on ja siis sa oled üksi seal nädal aega. Meile meeldib ühe sõbraga öelda, et see on nagu piraadivalves, et vaatad, kas Eestisse tulevad piraadid või ei tule. Minu valve korral õnneks ei tulnud. Aga seal mul tekkis jälle idee, ja see tuli natuke väljapoolt, sest ma suhtlesin ühe sõbraga, ühe välismaa sõbraga, rääkisin talle mingeid lugusid, mis ma olen elus, mis minuga on juhtunud ja ta ütles, et aga miks sa ei ole seda kirja pannud? Ja siis ma olin seal õhtul, mõtlesin, mis ma teen, et tahaks, aga ma juba sain aru, et ma ei viitsi istuda ja kirjutada. Ja võt siis ma saatsin hästi palju häälsõnumeid, umbes 15 minuti jagu. Saatsin Liisile, kes on ka siin kirjas ja küsisin lõpuks, et kas ta oleks nõus mind aitama selle kirjutamisega. Selline lugu. Ma tulen korraks tagasi selle tiigri juurde, üks tiiger. No täiesti spontaanne. Et ma tegelikult tahtsin, ma mõtlesin, et kui ma teen sooloreise, et siis tuua midagi, enam ei saa magnetit tuua, sest nüüd on kõik need integreeritud külmkapid, sul pole kuhugi panna magnetit. Aga mingi mälestuse võiks tuua ja mõtlesin, et laseks hästi väikse mingi tätoveeringu teha, mis sümboliseerib Iisraeli. Oota näitame seda väikest tagasihoidlikku pisikest tiigrit. Väike tagasihoidlik tiiger, mis ei ole üldse Iisraeliga seotud. Ja siis ma läksin, ma olin tätoveerinud aeg pandud ja siis ma sõitsin sinna rattaga, getos veel oli kuskil, aga superäge mees. Rääkisime, veetsime 5 tundi seal koos, rääkisime palju juttu, grusiin hoopis. Ja sama, või eelmise päeva hommikul siis mõtlesin, et peaks ikka välja mõtlema, et mida nagu tätoveerida. Ja siis mul seal voodi peal lemas hoopis kimono, mis ma olin ostnud Lõuna-Koreast ja kus peal olid värvilised tiigrid. Hästi loogiline on ja siis ma vaatasin, mida tiiger sümboliseerib, guugeldasin ja mõtlesin, las olla tiiger. Ja nii ta sinna tuligi ja nii ta tuli ka raamatusse. Sinu jutust tuleb hästi palju läbi sõna spontaansus. Kas spontaansus võrdub julgust või tähendab julgust sinu jaoks midagi muud? Vaat see on huvitav, jah, praegu tõesti kõlab läbi palju spontaansust, aga tegelikult ma ei ole väga spontaanne inimene. Ma olen mingites asjades, on mul lihtsalt natuke nagu suva. Aga ma olen ikkagi teen väga palju plaane, et mul on juba näiteks
sügiseks, september-oktoober, mul on päris kindlad plaanid, juba mingid tööalased asjad kokku lepitud ja nii edasi. Aga julgus, ei, see ei võrdu kindlasti minu jaoks spontaansust. Ei, kindlasti mitte. See võib olla mingitel hetkedel. Aga ma arvan, et see kõige rohkem võrdub minu jaoks ausust. Ja ausus just praeguses ajahetkes, kindlasti ka see julgus erinevates ajahetkedes muutub. Et kui võib-olla noorena, me siin enne rääkisime, et oled 20-ndates, siis oled hästi aldis, võib-olla rohkem aldis katsetama uusi asju, tegema mingeid hulljulgeid asju. Ja minu jaoks on ka julgus olnud pigem nagu väljapoole hästi palju. Ja viimased 6 aastat on see julgus sissepoole, ehk siis olla hästi aus enda vastu. Mida ma praegu tahan, kuidas ma tahan, kes ma tahan olla ja nii edasi. Ehk siis tegelikult julgus kui selline, kui mõiste, kui termin, see tegelikult ilmselt siis vanusega muutub. Ma arvan küll, kas muutub? Kas muutub? Ma arvan, et muutub, jah. Mõned tagasihoidlikud noogutused tulid. Jah. Sest kui ma võtan tagasi, näiteks 15 aastat tagasi, ma läksin täiesti spontaanselt, ikka mu elus on, ma arvan, et mul on selline planeeritud spontaanselt mingites asjad. Aga ma otsustasin minna Aafrikasse ja ma elasin paar kuud Aafrikas ääne, mis see eesti keeles on, Elevantiluu rannikul. Ja ostsin pileti, läksin sinna, ega ma väga ei uurinud, võtsin seljavõtti kaasa, mõtlesin, et ma hakkan seal ringi matkama. Ja siis kui sinna jõudsin, siis tuli välja, et see oli just kodusõda lõppenud. Et ei matkanud ma kuhugi, terve linn oli alates kella 3 pärastlõunal nagu politseis siis ja sõjaväest ümber piiratud, et see oli toona minu jaoks nagu julge, et ma lähen üksi sellisesse kohta. Kui ma praegu mõtlen, kui mu laps tuleks sellise jutuga, siis ma paluks PowerPointi esitlust selle riigi kohta, kuhu ta läheb, miks ta teeb. Aga näiteks praegu ma mõtlen, on võib-olla hoopis julge see, et ma otsustan mingi reede õhtul, et ma üldse ei viitsi selle sinna kuhugi välja minna, ma tahan hoopis kodus olla, magada ja seda tervislikult kommunikeerida näiteks oma sõpradega, et olla julge enda vastu, et mida ma praegu vajan. Et pigem see on minu jaoks praegu julgus. Millisest julgusest Tiigriraamat räägib? Siin ma pean lahti võtma, ei väga siin. Ma ütlen, et minu jaoks on väga huvitav protsess praegu, et kui me veebruaris andsime käsikirja üle Rahvaraamatu kirjastusele, siis minu jaoks oli nagu mingi gaas kinni pandud või gaas peale pandud ja need teemad lahti arutatud, välja kirjutatud, üle loetud mitu korda ja nüüd inimesed kirjutavad mulle, annavad tagasisidet ja mõni hetk ma pean mõtlema, et millest ma siis kirjutasime. Sest kui ma läksin Ringvaates, see oli hetk, kus Marko Veikov kõndis mulle vastu enne saadet ja ma läksin just meiki ja siis ütles, et ja siis hakkame rääkima sinu tundlikust emaka kaelast. Mida? Ja siis, ise kirjutasid raamatus, päriselt, sellised tõesti või? Aga me ei rääkigi otse, ei rääkigi sellest, ühesõnaga, et tore on seda taas avastada ja ma hakkasin, mõtlesin, et ma loen seda lastele ette unejutuks. Hakkan järjest lugema, et äkki neil on ka torevat ära tunda ja sest siin on, see ei ole nagu ainult enesearengu raamat, vaid see on ikkagi, siin on lugusid minu elus igas peatükis. Ja siis jõudsin sissejuhatuse ära lugeda ja siis väiksem poeg 4 ütleb, kuule, et nüüd võiks midagi muud lugeda. Ja sinna see jäi, et nad rohkem ei ole lugenud. Aga siin tõesti on palju julguseid, et alustades ärevusest, alustades jätkates, julgus andestada, julgus olla teadmatuses, julgus olla aus ka, julgus olla naine, ma arvan, siin on palju naisi või mees ka, aga julgus vastata omas tempos ja nii edasi, et me jagasime selle, et see kõik väga segaseks ei läheks, et siis me jagasime selliseks 5 suureks, milleks? 5 suureks osaks, et raskus, selgus, naine, suhted ja arvamused. Sest ma arvan, et tegelikult ükskõik milliseid valikuid me teeme või kus me elus oleme, siis natukene julgust on kõiges vaja. Et kas või see igapäeva julgus, see, et sa julged öelda mingeid asju, sa julged rääkida sellest, kuidas sa tunned,
võib-olla oma kõige lähedasemate inimestega ja ka see on tegelikult julgus. Kas mõne osa või peatüki puhul oli sul vaja enda seest leida üles ka see tõeline julgus, ehk siis, et sa tegelikult võib-olla kahtlesid mingisuguste teemade või situatsioonide kirjeldamisele, et kas sa tahad seda endast välja kirjutada, kas sa tahad seda põhimõtteliselt terve maailma või siis vähemalt eesti keelt kõneleva maailmaga jagada, et kas sul oli selliseid kõhklusmomente, kus sa tegelikult pidid ka ise selles mõttes julguse kokku võtma, et jah, ma tahan seda jagada, sest ma arvan, et sellest on kellelegi kasu või et see on õpetlik või siis võib-olla, et see on üks teraapia vorm, et kuidas sa iseendast saad mingisuguse mure või valu või probleemkoha välja kirjutada, et kas sul oli selliseid momente või tuli kõik kuidagi mõnusasti ladusalt? Sinu küsimuses oli juba vastus sees, aga see küsimus läks edasi ja ma hoiutan korra tagasi, et tead, kui tekkis selline kõhkluse hetk, siis see küsimus, kui ma küsin, et kas sellest on kellegi teisele abi või tuge, et see, et mina jagan, ma arvan, et kõigil on sellist lugusid, ma ei arva, et ma ei tea, kas sa oled lugenud, sa oled lugenud, et ma ei arva, et see on tohutult, et no kuigi jah, on öeldud, et kas päriselt sa oled neid asju teinud või läbi elanud, et aga ma arvan, et kõigil on oma lood selles mõttes, et ei saagi olla kõik ju samu lugusid läbi elanud, et need kõva häälega välja öelda, see, ma arvan, ikkagi on tugi ka teistele inimestele, et see on okei, et me olemegi haiged saanud, et see on okei, et meil ongi raske ja nii edasi, nii et ma arvan, see oli. Küll mis me tegime, olid raskemaid teadlikke muidugi oli ja need me jätsime, ma arvan, ka lõpupoole, et see oli küll üks asi ja aga ma ütlen, et kindlasti see oli teraapia vorm, nagu sa ütlesid ka, et me Liisiga saime iga nädal tund aega rääkisime ja mina lihtsalt rääkisin ja siis tema kirjutas selle kokku, mis oli väga tore, sest ja Liisi ma valitsin sellepärast, et ta tegi paar aastat tagasi just ühe Eesti naise Kaane loo ja kui ma lugesin seda artiklit, siis mõtlesin, nagu ma oleks ise kirjutanud, et see kuidagi see õige energia ja vaibuni. Et mida küll me natukene seal vaatasime üle on see, et võtsime ära mõned võib-olla väga äratuntavad, viitavad, et keegi saab aru, et see on tema või ütleme, keegi teine saab aru, sest need, kes seda loevad, saavad niikuinii aru, et need on nemad. Aga sest minu eesmärk ei ole selle raamatuga kindlasti kuidagi kedagi, ma ei tea, mustata või poriga loopida, sest see on jällegi, see on minu subjektiivne nägemus tegelikult mingitest asjadest. Et siis sa üritasid ikkagi seda teha, et las need kaastegelased olla sellised anonüümsed kaasaskõndjad või siis näited, kellele on hea toetada, aga no, kui ma näiteks kirjutasin, et üks tuntud Eesti poliitik on saanud mulle nilbeid sõnumeid, siis ma võib-olla pole sulgudesse tema nime, jah. Et ei ole vahet, kes see on. Tulge küsige pärast mõte. Et ühesõnaga jah, see ei anna sellele loole mingi lisaväärtust juurde. Mis on ilmselt ka mõistlik, sellepärast, et tegelikult ju loeb see situatsioon ja loeb ju see, kuidas sa selle situatsiooni lõppkokkuvõttes iseenda ja võib-olla ka sind ümbritsevate inimeste jaoks lahendasid. Aga Liis on tõepoolest kaasautor Tsaulis. Tema ilmselt on praegusel hetkel kas Tallinnas või siis kusagil naudib juba sellist sumedat suveilma. Sa ütlesid, et te saite kokku ja siis sina rääkisid ja Liis kirjutas, aga kas see kirjutamisprotsess kuidagi siin sisemiselt muutis ka see, mida sa koos Liisiga tegid või mis sinuga toimus, kas sinuga üleüldse toimus midagi sellel ajal, kui teil see kirjutamine oli aktiivselt? Samal ajal Liis kirjutas ja mina olin ka. Oi, see kindlasti, kui ma hakkasin seda lugema, ma otsustasin, et ma ei loe, kuni see on valmis, sest ma kartsin, et äkki see on halb. Super lähenemine, et siis vähemalt kirjutab terve raamatu valmis ja siis on halb ja ma ütlen, et ma ei taha. Sest me leppisime kokku ka, et ei anna välja, et kui endale on selline tunne, et ma ei tea, et siis ma ei tea, ei ole pointi ju anda lihtsalt välja. Ja nii ma olen alati ükskõik, mis asju bände teinud, et kui endal peab olema see, nagu see jaa, ise sa pead põlema selles teemas, et siis jõuab ka inimesteni. Nii see küsimus, kas muutis? Ja kas sellest hetkest, et kui sa võtad kahte ajalumomenti, see, kes sa olid enne
raamatu kirjutamist ja see, kes oli pärast, et sa tundis mingisugust tajutavat muutust? No ma arvan, me kogu aeg muidugi inimestena muutume, aga ma arvan, ma sain kõvasti selgemaks enda mõtted. Et kui sa pead need paberile panema, mida mina väga soovitan, ja ma hakkasin ise ka sellel ajal kirjutama, ma hakkasin talvest kirjutama Eesti Ekspressi kolumni ja ka kui sa võtad hästi konkreetse teema ja mõtled läbi, et aga kuidas sina sellesse suhtud, miks sa suhtud nii? Kõik need, see on ju eriti huvitav, et kas mingid teemad, et ma suhtun näiteks, ma ei tea, näiteks suhetesse, et ma suhtun nii, et aga õige suhe on ainult monogaamne suhe. Nii, aga miks see on tulnud? Kus see on tulnud? Et sa hakkad ise mõtlema, et kas see on tulnud siis sellepärast, et minu vanemad on terve elu abielus olnud või on see meie ühiskonna küsimus, et ja nii edasi, et sa urgitsed neid teemasid endas, et siis sa saad nagu veel täpsemalt aru minu arust, kes sa inimesena oled või mida sa mõtled või kas sa mõtled kas sa mõtled mingitest teemadest üldse, kas on mingi teema, kui oluline see on sinu jaoks, et ma arvan, siin on ka teemasid, mis kõnetavad, keda kõnetab rohkem, keda vähem, või võib-olla mõni teema ei kõneta üldse, et ma ütlen, minu jaoks nagu üks peatükkus oleks nagu võib-olla välja jätta tõi raha teema ja aga siis Liis ikka ütles, ei, see on nii oluline, et tema näiteks, tema jaoks jälle väga oluline teema, millega tegeleda, kogu aeg, kuidas naisena jällegi hakkama saada, kuidas see tagala enda teha ja nii edasi. Ma ei tea, kas vastasin küsimusele. Ja ikka muidugi, meil ei ole õigeid ega valesid vastused, meil on ainult vastused. Muideks, kui meie kuulajatel publikul on vahepeal küsimused, siis võib vahepeal ka küsida, aga lase Tiiger tuppa, sa oled öelnud, et see on autobiograafiline enesearenguraamat. Siin kohe, mulle meeldib ikka vahele segada ja täpsustada, et mitte mina ei öelnud seda, vaid Katrin, see äge kujundaja, kelle sina valisid, tema kirjutas selle kujundusfaili ja siis ma mõtlesin, geniaalne, et kui inimesed hakkavad küsima, mis raamat see on, see ei ole ilukirjandus, kindlasti ei ole enesearenguraamat või abiraamat, mul ei ole nagu ka natuke nagu on ja ta sõnastas ära. Mul on hea meel, et Brit Urbla Keller, kes on raamatukujundaja, ta tegelikult vist tabastas selle raamatu olemust üsna täpselt, ehk siis, et tegelikult selles raamatus ei ole mainitud, et see on eneseabiraamat. Kuidas sa suhtud eneseabiraamatutesse, kas sina ise loed neid, oled sa neid lugenud? Mul on see küsimus eneseabi või eneseareng jälle, et ja üldse tegelikult ma suhtun nüüd, olles 40, viimast 2 kuud. Teistmoodi asjades. Kuule palju õnne tagant järgi. Et ma olen tegelikult hakanud järjest rohkem suhtuma nii, et teate, tehke mis tahate. Kui see teid toetab, kui teil on lihtsam olla, kui see aitab teil elus hakkama saada, et ma arvan, et kui ma hakkan mõtlema, et me oleme praegu mingi planeedil, keerleme kuskil pimeduses tegelikult, no kõik sellised asju, mulle vahepeal meeldib mõelda sellised asju, siis täiesti ükskõik, mis raamatuid tegelikult on. Mina näiteks võtsin oma 2 raamatut, ma olin Rahva Raamatus lugemissaadik ja siis ma iga kuu saan võtta 2 raamatut. Sa juba ennetad mulle järgmist küsimust, et mis sul siis need soovitused on? Mul ei ole seda aimu, millest nad räägivad, sest mulle meeldib võtta lambi raamatuid nagu, mitte teiste soovitusi. Ja kuna ma ise praegu olen sel teel, ma hästi palju enesearengu raamatuid lugen viimasel 6 aastal ja natuke hakkavad teemad või need mõtted hakkavad korduma mingites asjades, siis ma otsustasin, et ma teen väikse pausi oma ajule ja loen ainult ilukirjandust. Ja siis võtsin siit Surma toob pihtimus ja Maanja. Need on mingid kriminullid, ma arvan. Et miks ma tegelikult loen ka selliseid, mulle kriminull on nagu lihtsamini loetav, on see, et ma tahan lugeda ka siis, kui mul on lapsed. Aga kui sul on mingi tõsine, ma ei tea, psühholoogiast rääkiv raamat, samal ajal teine seal karjub, ei, aga ma tahtsin neid kurke teise kujuga. Noh, siis sa ei saa keskenduda tegelikult sellele, on ja. Aga see kriminull korraks käest panna on palju lihtsam, et ma tahan hoida ühest küljest seda lugemise harjumust ka lastenädalatel ja teisest küljest ma tahan neile anda ka selle nagu harjumuse kaasa võtnud. Ja mis see küsimus oli? Täiesti. Mul on väga pikk tööpätane selle taga ka. Me anname andeks. Aga sa ei öelda tegelikult Tiigri raamatus. Sul on iga peatüki lõpus ka raamatu soovitused, et kas sul on mingisugused enda lemmikautorid? Ükskõik, kas me räägime siis enesearengust, eneseabist, kas me räägime nendest natukene kergemini loetavatest krinkadest või on sul mingisugused autorid või raamatud, mille juurde sa alati tagasi pöördud
kelle juurde sa alati tagasi pöördud või autorid, keda sa lihtsalt pimesi võiksid soovitada ükskõik kellele? Ei, läkski mingi vastusega, et tegelikult, et tõesti ei ole, on niimoodi häid raamatuid. Vabandust, teate, ma siuke asi, et ma ei nakata kedagi, eriti siit mitte, kes istus siin samas, aga ma sain paar nädalat tagasi sellise diagnoosi nagu läkaköha. Mina mõtlesin, see on mingi lastehaigus 80-ndates, aga ja see taastumine, et see on nii pikk nagu uskumatu. Ühesõnaga, tahtsin teada, et ma lihtsalt, et ma ei ole selles hetkes, et nii kurb on, et ma hakkan nutma vaja mu raamatu pärast, vaid see on väga kõva, aga ma ei anna enam edasi. Nii, raamatuid, tead, täpselt need raamatud, mis ma olen sinna kirja pannud, ise lugenud, ise on mingitel hetkedel väga meeldinud, väga aidanud, ütleme viimase aja selliseid elamusi ja avastusi oli The School of Life, sina väga hästi tead, see seeria. Ma ei tea, palju Rahvaraamatus seda on toodud sisse. Loomutan kaasa ja on ka Rahvaraamatus müügil ja isegi on olemas erinevad vestluskaardid või siis enesearengu kaardid, nii et jah. Teate, nad on natuke nagu teistmoodi kuidagi kirjutatud. Esiteks, nad on suht õhukesed, et saad, minul on, kui ma reisidel käin, siis mul on kotis või taskus on üks raamat, need mahuvad sinna ja ta läheneb kuidagi teistmoodi. Näiteks, kui ma lugesin sellist raamatut nagu Kaan, ehk siis rahu, et kus sa alustad sellega, et olla rahulikum, et seda sisemist rahu rohkem saavutada. Sa ei hakka sellest, et hakka hommikul mediteerima 10 minutit. No see on super, et võid seda teha, aga rahu hakkab tegelikult väga palju suhetest sinu ümber. Kas sinu ümber on need suhted, mida sa saad usaldada, et sa tead, kuidas teine inimene enam-vähem oli. No lõpuni me ei tea kunagi, kuidas teine inimene reageerib või käitub, aga mingiks olukorras, et sul on need sõbrad ümber, kaaslane, kes iganes, et sa saad neid usaldada, saad neile toetada. Et sealt hakkab see pihta, et ühesõnaga väga mõned arutelud. Ja ma vahele pidin lihtsalt sellise märkuse, et tegelikult, mis mulle tundub, et on nii-öelda ühine tiigriraamatul ja School of Life'il on see, et kõik raamatud räägivad elupaaskadest, väga lihtsatest asjadest. Et kui sa loed, siis sul on, et jaa, aga ma ju tean seda, aga tegelikult kui sa oled oma sellises igapäevaelu virvarris ja oledki seal oma suhetes, töös ja raha mingisugustes teemades kuidagi natukene kinni, et siis on väga hea, et on olemas raamatud, mis tuletavad sulle meelde, et tegelikult lihtsad asjad aitavad sind edasi. Üks veel tuli meelde, mida ma lugesin järjest. Muidu ma tõesti oma autoripõhiselt ei vali. Ütleme, kui on populaarteaduslikud raamatud, siis on lihtsalt mõned autorid, keda ka soovitatakse teada, et nad on head. Näiteks see Julie Smithi viimane raamat, mis tuli aga ühe, kui ma lugesin järjest läbi kõik, ostsin siit samast Rahvaraamatust. Esimese raamatu tellisin e-poest ja miks ma tellisin oli see, et ma olin näinud filmi treilerit 1,5 minutit ja see siis hüppas Rahvaraamatus ette, on ja hea turundus ja siis vaatasin ilus kaas, tellisin ära, see oli juba mitu aastat tagasi ja siis kui see koju jõudis, siis ma pidin minestama ära see 600 lehekülge. See ei peaks külje pealt ka olema nagu pikk, kes ei ole 600 lehekülge. Kui ma never ei viitsi nii paksu raamatut lugeda, siis ma väga ei lugenud, et see oli ikka jah, võib-olla 5 aastat oli. Aga hakkasin lugema ja Tüün oli see, eks ju, kes on ja siis järjest lugesin ära, käisin, ostsin siit uue ja niimoodi 600 järjest. Kui sa loed, et sa juba mainisid, et sul võib-olla ma ei tea, kas siis laste tõttu või tänu lastele on võib-olla sinu lugemisharjumusel või lugemise rutiin nagu natukene teistsugune, sest et samal ajal kui sina üritad lugeda, siis võib-olla keegi hüüab, et kurk on vale kujuga ja võib-olla tomat ka, eks ju. Aga kas sul on õnneks need tomatit ei söönud, et sa oled ainult kurki? Tomat ei ole kuulnud. Aga kas sul reaalselt on lugemisrutiin, et näiteks kui sul on selline lastevaba periood, võib-olla töömates natukene rahulikum, et kas on ja, ma ikkagi, olles nüüd, see nüüd ärkab minu teine pool, mitte see spontaanne pool, vaid see teine pool, et ma ikka väga pikalt lugesin niimoodi, et iga hommik 20 minutit kindlasti. Ja isegi kui lapsed olid väiksed, kui nad magasid veel hommikul, nüüd nad nagu tunnevad lõhnast ära, et sa ärkad ülesse ja siis nad hakkavad samal ajal sinuga. Aga siis küll ma lugesin ja õhtuti ma tavaliselt panen umbes 8 ajal ekraanid kinni ja siis sul oli vaja midagi teha. Ja siis ma ka loen, aga see jah, ma näen, et kuidagi see natukene kõigub periooditi ja tavaliselt ma
nüüd ma olen pannud selleks aastaks sellise väikse eesmärgi, et 2 raamatut kuus. Ma alustasin 4 raamatuga, aga siis ma sain juba aru, et mul veebruaris selle raamatu tõttu läks lappesse, sest ma pidin seda lugema mitu korda läbi. Et aga selline realistlik, et kui me seame ka eesmärk, aga ei tohi olla liiga hullud, sest muidu sa ei viitsi teha, et see efekt on vastupidine. Nii et 2 ilukirjandusraamatut kuus, ma arvan, selle teeb ära küll. See on väga hea eesmärk, parem kui paljudel teistel. Parem kui mitte midagi, ma olen absoluutselt nõus. Tiigriraamat, millisele lugejale see on mõeldud, kellele sa seda soovitad? No seda peaks ütlema kirjastused, kellele see on, et ei, me tahame sinu arvamust. Minu arvamust. No ma tahaks öelda sellise väga juustuse vastuseks kõigile, et tegelikult ma arvan, et need küsimused on küll kõigile, et küsimused, mis on siis iga peatüki alguses 1, iga peatüki lõpus 1, võiks kõik inimesed endalt küsida. Ja võib ka sõbraga teha. Mina tegin, ma sõitsin Rahamaalt tagasi ühe oma sõbraga pikaaegsega ja siis, kuna me sõitsime ka Rahamaale siia Tartusse, siis me rääkisime kõik jutud ära, elujutud rääkisime ära, tagasi sõitsime, mis me nüüd räägime. Ja siis võtsime raamatu ja hakkasime küsima küsimusi ja mõlemad vastasime ja teate, kui tore moment see oli, sest tihtipeale sul ongi sõpradega ka, on pigem sellised võib-olla pealiskaudsemad, kui sa lähed lühiajaliselt, aga siis sealt edasi on räägida oma elust ja nii edasi, aga et võtta korra, et ise mõelda, aga kuidas ma sellest teemast tegelikult mõtlen? Mis on need asjad praegu, et näiteks me pikalt arutasime sellel teemal, et kui see praegu öeldakse, et sul 6 kuud elada, mis asjad muutuks kohe täiesti ebaoluliseks? Või mis muutuks oluliseks? Või mis muutuks oluliseks, jah. Et 6 kuud, siis me arutasime seal ja siis tema ütles ühe asja ja siis ma ütlesin, ma ei olnud temaga üldse nõus. Ma ütlesin, et see ei saa sul olla ebaoluline. Ühesõnaga, väga toredaid vestlusi toovad nüüd ühesse. Sisu osas ma arvan, et kõige rohkem samastuvad minuga suht sarnane sihtgrupp, see on 30-40 naised. Ma just tahtsin küsida, et kas see on naiste raamat? Ei, ma küsin teistmoodi, et jah, siin on väga palju teemasid selles raamatus, mis ilmselt esmapilgul tunduvad pigem korda minevat naistele, aga miks mees võiks või peaks seda raamatut lugema? Aga miks just see? Olete tagasisidet saanud? Jaa, ei, ma olen lihtsalt saanud tagasisidet, jaa, väga hästi, et kui nad võtavad kätte selle, aga noh jah, näiteks julgus olla ema, aga minu arust on tore, kui mees loeb, et ta näeb seda perspektiivi, mida nemad mida nemad ei kogegi, et see on jälle see. Aga ma arvan, et kui nagu valida, siis ma valin naised. Kui sa peaksid... Aga naised, kui neil on mehed kodus, siis küsige ikka koos küsimusi, et nad ei pea võib-olla neid teemasid lugema, aga see on jälle põnev koht, jälle 11 tundma õppida. Ja tegelikult kirjastuse poolelt ma võin öelda, et me oleme tagasisidet saanud ka meeslugejatelt, kes on öelnud, et jah, et tundub, et see on nagu naistele rohkem mõeldud, aga väga põnev on teada saada, mida naised mõtlevad, kuidas nad mõtlevad ja samas teistpidi ongi see, kas ma mehena saan sellest aru, kas ma mõistan seda, mis emotsioonid, tunded ja mõtted minul tekivad, kui ma loen neid teemasid, mis on kirja pandud naiste poolt. Ehk siis pigem ikkagi soovitame meestele ka nii, et siia kleeps peale, sobib ka meestele. Absoluutselt sobib hea loomulikult. Aga 3 peamist märksõna, mida sina raamatu autorina sellest raamatust, Tiigri raamatust, et valjul häälel julged välja öelda? Issand jumal. Issand jumal. Tõesti. Ma meeldib, et ma tabasin nüüd täiesti tõesti, küll muidu ma oskan kõigele vastata, aga tead, ma arvan, et võib-olla see mõte isegi, see on rohkem sõnu, et sa ei pea, aga sa võid. Mis on mind hästi palju saadnud, et sa ei pea seda lugema, sa võid lugeda. Sa ei pea minema trenni, sa võid minna. Sa ei pea scrollimist lõpetama, sa võid seda teha. Et hästi palju elus on meie valikuna. Et sa ei pea küsima neid küsimusi endalt, aga sa võid neid teha, vaadata, kuhu siis elu viib. Võib-olla see.
ehk siis sa ei pea neid asju tegema, aga mõnikord on sul võimalus neid asju teha, näiteks olla raamatuesitusel, kirjutada raamatut, teha mingisuguseid töiseid teemasid, tegeleda lastega, tegeleda sõpradega, ollakse üksi. Jaa, meil on nii palju valikuid, et sellest tekib tänapäeval see FOMO, et millega mina ka maadlen näiteks, et no nii palju ägedaid asju tahaks teha. Tahaks siin olla ja seal ja siis tahaks mootorrattaga sõita kindlasti kohe iga päev ja siis neid asju, et ja inimestel tekib see ärevus sellega seoses, tekib see ilmajäämishirm, aga minule väga meeldis, minu seda mõttemaailma selles osas muutis üks raamat 4000 nädalat ajakasutus surelikku või? Ma olen seda inglise keeles lugenud, Oliver Burke'i 4000 Weeks Time Management. No, teil on ka see raamat olemas, ühesõnaga soovitus on siin ka. Ja tema räägib sellest, et aga me niikuinii jääme millestki ilma. See, et te praegu olete siin, enamus ei ole teid scrollinud ka, ma siin jälgin, mulle meeldib jälgida, siis te kujutate ette, mis äged uudised peavad Delfis tuleb olla. Ma saan aru, et elekter läks Tartus ära, kas te seda teate või juba või? See juba jõudis või? Kus see elekter ära läks? Väidetavad kusagil kesklinnas, mitte siin. Kesklinnas on elekter igal pool ära, no praegu te saite teada on ju, aga igasuguseid veel hästi põnevaid asju. Ja siis tekib küsimus, et aga kas ma olen selle rahul selle valikuga, et ma näiteks ei scrolli täna õhtul, aga loen raamatut. Kas ma ise olen sellega rahul? Ja mina hästi palju küsin ka endalt seda küsimust, et või mõtlen seda, et aga kas ma teeks neid asju siis, kui teised inimesed ei näeks või kui ma ei jagaks seda sotsiaalmeedias? Et kas ma siis valiks neid asju, neid inimesi enda ellu? Et see on nagu oluline küsimus. Kusjuures ma just hakkasin mõtlema selle peale, et tegelikult sa ju kannad päris erinevaid rolle, kui nii võib öelda, et sa oled muusik. Me tegelikult ilmselt teises plaanis teame sind muusikalise loominasena. Sa oled ema, nüüd sa oled autor, kirjutaja, motikanaine vist, niimoodi võib ka vist öelda. Ma tahaks ka öelda enduro entusiast nagu. Aga jah. Ehk siis, kuidas sulle tundub, et kuidas sa need erinevad rollid enda ellu ära mahutad, et kas sa rääkisid, et sa mainisid alguses, meie vestluse alguses ka läbipõlemist, et kui sul on nii palju erinevaid rolle, et kas sa ei karda läbipõlemist, siis peab hästi teadlikult tegutsema, siis peab magama. Näete, järgmine asi, mis ma võtsin siit. Nii. Me just ennem rääkisime, vaata, et ei saa praegu valgel ajal lund. Näed, ma teen teie toodetele reklaami. Ma vaatan, kas on hea. Ma loodan, et on. Ühesõnaga, siis peab, selleks, et mitte läbi põleda, et mina olen selle tõesti korra läbi teinud, siis peab hästi ikkagi teadlikult oma harjumusi looma, sest kui inimestele kõlab sõna harjumus, võib-olla selline rutiin ja ma pean seda tegema kogu aeg, siis tegelikult minu arust annab see vabaduse. Kui mul on energiat, siis ma saan ju teha palju rohkemaid asju ja tegeleda rohkemate asjadega ja kindlasti ka prioriteetide valikute küsimus, et jällegi see, et me ei jõua kõike teha, aga mida sa siis tahad teha? Ma tahaks teha tegelikult palju rohkem, ma tahaks iga päev käia mootorrattaga sõitmas, jah. Ei saa vaata, mõtle, kui raske mu elu on. Aga ka näiteks, no minul on jagatud lapsed, mul on jagatud lapsed nädal ja ma väga teadlikult nendel nädalatel, kui nad on isaga, siis ma teen rohkem tööasju. Et ma saaks nendel nädalatel, kus nad on minuga, võtta õhtul vabaks ja teha lastega vabasid päevi ja nii edasi, et see on selline ikkagi teadlikum tegutsemine. Teada mõned, et aega meil on kõik nagu sama palju, aga mida me siis, millega me tahame selle täita. Ja ikkagi millestki peab loomuma. See on nagu paratamatu. Mina näiteks, kus mul on hästi palju aega praegu juurde tulnud, on see, et mina lõpetasin alkoholiga ära ja siit on tõesti palju aega juurde tulnud, ma üritama. Et see on näiteks üks asi ja ma hästi teadlikult tarbin ekraane. Näiteks nädalavahetuseti ma ei ole sotsiaalmeedias. Sest see on nii sõltuvust tekitav ja jällegi ennast teadlikult juhtida. Nädalavahetuseks ostsin hoopis järgmise asja. See on kolmas, see on viimane. Ma ostsin teinud Uno-kaardid, nagu No Mercy. Ma ei tea, kes keegi mängib kõik see Uno-kaarte, et me just lastega eelmine nädal tegelikult ostsime, aga me võtsid kaasa need ja kuna ma saan see nädal sõpradega kokku, siis mõtlesin, et mis oleks tore teha.
nagu, et ei pea kogu aeg ka tõsiseid küsimusi esitama, onju. ja mul on ikkagi eelis, et ma olen 2 päeva mänginud lastega neid, nii et tuleb ka kõige nende asjade või rollide või kohustuste juurde leida kindlasti mingi asi, mis on lihtsalt fun, mida on lihtsalt tore teha, et kui ma rääkisin siin, tõesti mulle meeldib mootorrattaga metsas sõita, ega ma selles hea ei ole inimesed eeldavad, et ma olen sellest nagu palju parem, kui tegelikult olen, aga no üks, et ma teen see suvi piisavalt trenni, aga see on lihtsalt nii tore, et ma ei mõtle midagi muule, ma ei pea selles hea olema. Vaat see on ka üks asi, et leidke endale hobi, millest ei pea head olema, mis on lihtsalt teie jaoks fun. Tundub, et see on natukene nagu meditatsiooni vorm, et sa teed seda, sa mõtled, aga pea puhkab, sest sa keskendud millelegi muule. Tegelikult sa teed koos psühholoog Dagmariga ka taskuhäälingut Lase tiiger tuppa. Kuidas sulle tundub, kas me oleme kuidagi üle saamas sellest valehäbist, et me tegeleme kuidagi ausamalt ja võib-olla selgemalt enda vaimse tervisega ja psühholoogid on tegelikult ilmselt okei, kelle poole pöörduda ja vaimse tervise teemadest, sealhulgas ka läbipõlemisest, valikute tegemisest, võib-olla ka alkoholi tarvitamisest ja kuritarvitamisest, et kas sellest on nagu kuidagi mõistlikum praegu rääkida või kas sellest räägitakse rohkem, et kas me kuidagi selle valehäbi oleme seda, jah, et kas me oleme selle ületanud või võib-olla seda valehäbi meis ei ole kunagi olnudki? Kindlasti. Tead, see on minu arust see on nii ja naa. See oleneb seltskonnast, oleneb inimesest, kuna ma käin ka läbi nii erineva seltskonnaga, siis mingites seltskondades on väga okei öelda, et kuulge, mul on praegu raske või su sõber, teatud sõbrad saadavadki sõnumi, et kuule, ma sinna ei tule, ma pean tegelema praegu sellega, et mul ongi see hetk elus ja nii edasi, ma ei tea, et ma võtan antidepressant ja see kõik on okei. Ja mingites seltskondades ikka, on ikka see mentaliteet, et ma tugev, ma pean ise hakkama saama ja saangi hakkama kõige muu arvelt ja tõmmatakse ennast väga katki, et mulle tundub, et see on kuskil see, et see on nii ja naa. Ja samas on ka seda jällegi minu arust see äärmus tulnud, et kohe kui inimene on, et see on okei, et me oleme väsinud, onju. Võtan ausalt, mina olen ka veits väsinud ära, aga et kohe kasutada selliseid sõnu selle peale, et mul on selline depressioon praegu. No ma tegelikult ei ole tänast pärast depressiooni ja ma ei vähenda seda, kellel on absoluutselt, aga ka seda, et ma olen sellest nädalast nii läbi põlenud, aga mul juba järgmisel nädalal on okei. Et ka jällegi neid sõnu kasutatakse võib-olla mõnes jälle seltskonnas väga kergekäeliselt, et see on, mulle tundub, et meil on segu kõigest praegu, aga no järjest rohkem kõigest räägitakse, nii et see on minu arust oluline. Ja samas selle juures tuleb olla väga ainukriitiline kõige suhtes ka, mida te näiteks sotsiaalmeedias jälgite, et kas see, mida seal öeldakse, tegelikult vastab tõele. No vaat see enduroga sõitmine, et kõigile tundub, et sa oled selles super hea, et ilmselt sotsmeedias väga hea mulje on jäänud, kõik on super. Ei, ma panen ennast kukkumise pilte või neid sa teestled. Aga natukene sellest taskuhäälingust ka veel, et tegelikult taskuhäälingut Lase tiiger tuppa saab kuulata Spotify's, saab kuulata, vaadata YouTube'is ja Spotify's saab ka vaadata. Saab ka vaadata, super. Uskumatu, tehnika nimed, aga tegelikult see taskuhääling läheb võib-olla isegi natuke rohkem sügavuti nendesse samadesse teemadesse, mis on ka siin raamatus kirjas. Ja võib-olla mingis osas teise nurga alt, sest me räägime seal Dagmariga, kes on siis kliiniline psühholoog ja lisaks peaaegu igas osas on ka mõni külaline. Et jälle, mis see idee oli mul kohe algusest peale, ennem kui ma üldse kuulsin sellisest asjast nagu rahvaraamatust. Ei, no ma teadsin rahvaraamatust, aga kui ma mõtlesin, et ma teen selle ise selle raamatu enam välja, et ma olin kindel, et teen podcasti kõrvale, sest ma ei saa kõiki mõtteid ja kõikide inimeste kogemusi siin ära kirjeldada ja nii tore on näha neid teisi nägemusi ka, et ma sinuga veel ei ole arutanud, et kuna me rahvaraamatuga koostööd seda podcasti teeme, et minu arust isegi oleks võib-olla toredam kutsuda sinna rohkem mehi. Et mina näiteks täiega tahaks teada, et me tegime kehasaate, külas oli Evelin Võigemast, väga tore saate, soovitan kuulata, aga ma tahaks kuulata ka mehe seisukohta selles osas, et kuidas neil on selle keha ja mina piltiga, on ju.
et see ma olen siin las teada, et ühesõnaga ja kuulake, läheb järjest sügavuti ja järjest kuidagi veel põnevamaks need teemad, mille just aga eks taskuhäälingus annabki kuidagi teise nurga alt kõiki neid teemasid lahata ja samas ongi see, et külalised on alati olnud väga sellised erinevad, erineva elukogemusega, erineva vanusega, erineva võib-olla maailma arusaamaga, nii et annab sellele raamatule kindlasti natukene sellist teist värvingut juurde. Pluss me vastame seal ka kuulajate-vaatajate küsimustele, et täpselt seda anda seda rohkem väärtust, et kui on kellegi mingi konkreetne olukord, et aga mis ma tegema pean sellises olukorras, et siis tähendab mina ei vasta, Dagmar vastab seda, psühholoog vastab, mina seda vastutust ei võta. Taskuhääling lippab edasi, ehk siis jätkub, aga mul on sulle lõpetuseks. Ma ei tea, kas see on kaval küsimus, ma arvan, et see on üsna selline kuidagi etteaimatav küsimus, et kas sul on veel plaanis midagi kirjutada, kas koos Liisiga, kas üksinda, kellegi teisega, on sul mingisuguseid mõtteid juba? Tead, ma mõtlesin, et ma ei saa ju rohkem raamatuid kirjutada, sest siin on nii 40 aastat, eks ju, et siin ikkagi lugu on 80, jah, ma luban 80 ma kirjutan uue, aga senikaua, noh, on mingid teemasid, mis mul on väga hinge peal, et üks teema on kogu see ekraanide teema ja laste teema selleks seoses ja kuidas meie vanematena tegelikult saame nii palju mõjutada oma eeskujuga ja nii edasi. Aga no vaatame, mis sellest ideest saab. Aga sellele raamatule kõrvale tuleb loodetavasti sügisel koos Liisiga ja koos Dagmariga ka tuleb töövihik tegelikult. Et need samad teemad, aga igale teemale juurde 2-3 sellist hästi praktilist tööriista või harjutust. Et inimesed saavad veel sügavuti rohkem minna enda sisse, et oleks, mina kui ma käin koolitusi tegemas, siis ma võin rääkida enda lugu, seda ma tegin esimene koolitus oli mul Swedbankale, tund aega rääkisin endast, hästi uhke olin. Ja siis läksin ära ja mõtlesin, et issand, aga mis kasu neile sellest on, et noh, tore, kuule lugu, nad on oma elude juurde ja mis see ikka siis. Aga ja siis ma hakkasin tegema ikkagi koolitusi selliseid, kus ma andsin tööriistu, andsin inimestele küsimusi, et nad mõtleks kohe läbi enda kogemuse, enda pagasi, uskumuste, mis iganes elustiili, mõtleks läbi need küsimused, et see oleks päriselt ka nende jaoks mingi kasu, sest me vahet pole isegi kui me kõik siin elame Tartus on ja võib-olla me kõik ühe vanad ka ja nii edasi, võib-olla isegi elame ühes majas mõndade inimesega, siis meie kogemus on ikkagi väga-väga erinev ja elutunnetus ka, nii et jah. Ehk siis kui raamatus Lase tiiger tuppa on juba mõned praktilised harjutused, küsimused, mõtlemiskohad. 52 küsimust. Siis tegelikult töövihik on jätk ja laseb lugejal endast natukene rohkem sinna nii-öelda paberi peale juba jätta ja sügavuti võib-olla läbi mõelda. Aga küsimusi, kallis publik, nüüd on see aeg, kus teil on võimalik Sandra käest küsimusi küsida. Kes see poliitikut oli? Sa küsisid ära juba iseendalt selle kõige põnevama küsimuse, aga tegelikult no vot, kõik on vastatud. Kuule, aga kas ma teen niimoodi, et niimoodi pimesi keeran ja siis vaatan, mis küsimus tuleb ja ma küsin hoopis lõpuks sinult. Mina küsin hoopis publikult. Aga mina arvan, et küsiks sinult. Sa võid mind üllatada ja küsida ja siis ma mõtlen... Ma isegi ei tea, mis teema tuleb, nii et... No me ootame huviga. Kui hea teema ja kui hea küsimus. Mida sa saad nüüd see vananemise peatükist? Super. Julgus ägedalt vananeda ja siin on see mõte, et vananemine on väga eriline võimalus. Ja küsimus sulle siis, et mida sa saad teha, et vananemist nautida? Miks sa nüüd sellise küsimuse valisid? See tuli saatus. See oli saatus. Ma arvan, et
vanus on ühtepidi eelkõige vististi naistele meie ühiskonnas on natukene nagu koorem, et ma olen väga palju kuulnud 40 pluss naiste käest, et meid kuidagi unustatakse ära, me oleme natukene nagu tühi koht. sa oled olnud selles tühjas kohas ainult 2 kuud praegu. aga tegelikult see ju niimoodi ei ole, sellepärast et mina kuidagi sügavalt usun seda, et jah, võib-olla 50 aastat tagasi tundus, et vanus 60, need on vanad inimesed, tahavad kohe pensionile, mõned juba olid sellel ajal pensionil, siis tänapäeval on kuidagi see elujärg, ma ei tea, kas see on nagu sedavõrd hea või siis on see, et meil on võimalus iseenda eest sedavõrd rohkem hoolitseda ja hoolt kanda, et tegelikult 60 on uus 40. nii et vanus on kogemus, vanusega on aeg-ajalt keeruline naistel, aga tegelikult on keeruline mõnikord ka meestel ja see puudutab eelkõige võib-olla ka just seda karjääri teemat, sellest natukene juba räägitakse rohkem, terviseteemadest nii ja naa. et aga ma arvan, et vaatamata kõigele, vanus on kogemus. sa oled elanud elu, sul on juba mingisugused aastakümned selja taga, sul on tõenäoliselt selline väga mõnus ja väljakujunenud iseloom, mis võib-olla läheb aastatega ainult hullemaks, võib juhtuda, ehk siis tuleb kanda hoolt enda eest, tuleb ennast armastada, tuleb vaadata, et tervis oleks korras, sest tegelikult ma arvan seda, et kui tekivad mingisugused terviseprobleemid, siis tundub, et kõik ülejäänud on ka täiesti tuksis sinu elus. ja tuleb lihtsalt nautida ka noori inimesi, väga paljud 45 pluss, 50 pluss ja 60 pluss ja nii edasi on öelnud, et tegelikult nad suudavad olla hinges noored, nad ei saa tegelikult aru, et nad on vanad, aga nad suudavad kuidagi noortega samastuda just siis, kui nende sõprusringkonnas on väga palju nooremaid inimesi. ehk siis, et mis minu arvates võiks olla osa meie ühiskonnast ja võib-olla, mis võiks ka Eestis toimida, ma tean, et Suurbritannias on tegelikult seda katsetatud, et ülikooli tudengid pannakse kokku 80-aastaste elukogenud inimestega ja see, milline dünaamika seal tekib, et ühtepidi need noored inimesed on reaalselt toeks nendele elukogenud küpsetele inimestele, on nad siis naised või mehed, et jah, nad aitavad poes käia, jah, nad aitavad võib-olla koristada ja nii edasi, aga teistpidi see, et millist elukogemust saavad need noored tudengid, päris tore. kas sina oled oma vanaema lugusid kuulanud, kas sina tead, milline enda nooruses oli? ja nii edasi, ehk siis, et see on see koht, mille peal võiks natukene rohkem mõelda. ma pean ka nüüd küsima, et kas sa veel vastasid su küsimusele? sa tegid praegu ideaalse, nagu peaks kokku leppinud, et täpselt see on selle raamatu mõte. et sa küsid küsimuse, ta ei vasta, aga ta hakkab sellest teemast rääkima, mis tema arvab ja tegelikult see juhtubki nii väga vähe, siin ei ole kas-küsimusi. ma arvan, et meil ei ole õigeid ja valesid vastuseid. õigeid valesid ei ole, et see tekitabki diskussiooni, et mida keegi arvab ja kuidas meil on väga hea vastused, jah. jah, ma olen väga tänulik. ehk siis raamat on kasulik, näete, me juba hakkasime jutustama ja jutt läks ei tea kuhu. jah. no meie jõudsime Tartu-Tallinna maanteel ära võtta 3 esimest peatükki. nagu ehk siis 6 küsimust on ju, et mõned mitte minna, järgmisteks sõitudeks ka. jah, kui ma saan uuesti Rahamaale piletit, siis võlge vihjed Raamateatrit. aga kas publikul on nüüd tekkinud küsimusi? et kui ei, et siis Sandra, aitäh! aitäh sulle! aitäh ka Liisile taaskord, kes on loodetavasti kuskil ekraani taga ja Sandra jagab nüüd autogramme. ta on valmis vastama kõikidele nendele küsimustele, mida avalikult ei julgeta küsida. ja laseme selle tiigri siis tuppa. aitäh teile kõigile!